Valmis on saanud tore raamat, selle pealkiri on Minu Rumeenia ja selle autor Tiina Sööt istub siin minu kõrval. Tere ka minu poolt. Minu nimi on Liis Seljamaa. Minu roll on autoreid ja raamatut tutvustada lugejatele ja publikule. Ja seda raamatut on suur rõõm tutvustada. Ma olen väga suur absurdi austaja. Ionesco on üks mu lemmik autoreid ka teatris. Kahjuks vähe tema tükke siin Eestis mängitakse, võiks rohkem mängida, aga igal juhul need, mis ma näinud olen, neid ma olen nautinud. Ja paistab, et see absurdi teema läheb sulle ka väga hästi korda ja nii-öelda peale, sest raamatu alapealkiri on absurdi armunud. Ehk siis, et see elu Rumeenias on ikkagi mõne kraadi võrra absurdsem võib-olla, kui ta isegi Eestis on või kuidas? Ja kahtlemata absurd on selline suht igapäevane märksõna. Et selle alapealkirja osas mõnes mõttes kirjeldab mu isiklikku suhet Rumeeniaga, kus et kuidas mu käest pidevalt küsitakse, et miks ma seal elan, kui kõik üritavad põgeneda. Ja mul ei ole nagu väga loogilist konkreetset vastust sellele, aga mulle ikkagi nagu hirmsasti meeldib seal elada. Ja ongi see olukord, kus objektiivselt hästi paljud asjad on halvasti, aga kuidagi kogu see elu ja õhustik ja atmosfäär on nagu nii huvitav ja eluline, et see kaalub selle üles. Ja teiselt poolt absurd kirjeldab nagu hästi ka selliseid igapäevakatsumusi Rumeenias. Et näiteks rumeenlastel on tihtipeale sellised hästi absurdsed lahendused probleemidele. Näiteks kui hoone fassaadilt kukub telliskive, siis selle probleemi lahendamiseks peab panema üles sildi, kive kukub ja probleem on lahendatud. Või siis vahel on ka sildi peal hoopiski, et mitte parkida kive kukuks, sest selge ju, et auto on olulisem kui miski muu. Aga pargitakse? Ikka pargitakse. Või siis jäetakse parkimata selle sildi peale? Ikka pargitakse, sest nagu parkimiskohad on veel olulisemad kui siis kivide oht. Aga jah, sellised absurdsed igapäevakatsumused on põhiline. Seda siltide asja ma näiteks olen ka Ukrainas kohanud mõnel pool, kuigi mitte siis ütleme sellises mastaabis, et seal suuremates linnades ikkagi neid kive võib-olla nii väga ei kuku või ei kukkunud. Ma ei ole nüüd seal tükk aega käinud, ei tea, kuidas seis on. Aga seesama kivide kukkumise asi, et seda tuli ka ette põhimõtteliselt igal pool, eks ole, pealinnas ja väiksemates kohtades ja nii edasi. Jah, ma muidugi olen kõige rohkem tuttav Bukarestiga, et elu ülejäänud Rumeenias kindlasti on hästi teistsugune, eriti külades ja sellistes väikses maakohtades on elu täiesti kardinaalselt teistsugune. Seal paljudes piirkondades näiteks jätkuvalt ei ole elektrit, rääkimata internetist või millest kunagi ei ole olnudki. Ja mägedes inimesed karjatavad lambaid, nii nagu 100 aastat tagasi, et kohati see elu on üllatavalt arhailine. Ja siis seal samas kõrval on pealinnas Bukarestis on ikkagi selline euroopalik elu, nagu meil sõprade kirjeldused, et kuidas nende sugulased elavad ja mingid sellised teiste kaudu kuuldud lood. Kas on ka niimoodi, et igal linnainimesel on ka oma maainimene, siis kas sugulane või tuttav või kelle juures ta saab siis käia või olla või ka mingeid toiduaineid, näiteks aiasaadusi, lihakraami? Tegelikult pigem ma ütleks, et ei ole. Et Eestis on nii, et igal inimesel on kas suvila või mingi vanavanemate maakoht või mingi maakoht, kuhu saab minna. Aga kuulased, et keda võib-olla siis külastatakse kord 5 aasta jooksul, kes siis elavad kuskil kaugemal külades või riigi kaugemates osades.
aga see läbikäimine ei ole nagu eriti tihe, et ma arvan, et noh, et see on ka see kultuuriline barjäär, et kui need elustiilid on nii erinevad, et siis noh, see läbikäimine nagu ei tulegi eriti hästi välja. Ütleme, et külapiirkonnas võib-olla ei ole neid välismaalasi ka nii palju, et kui sa näiteks sinna läheksidki, et siis oleksid iseenesest nagu vaatamisväärsus. Jah, on sul küll, et see ilmselt oleks päris kummaline meile kõigile. Mind hämmastas natukene see, no mis hämmastas, aga kui ma seda hakkasin lugema, et sa kirjutad alguses, et noh, praktiliselt üldse mitte midagi. Isegi sellised asju, mida muidu inimesed nagu teavad Rumeenia kohta, et isegi neid sa ei teadnud. Et kuidas Rumeenia oli sinu tähelepanust nagu täiesti kõrvale jäänud siis? Jah, ma ise ka ei tea täpselt, kuidas. Noh, ma tegelikult jällegi absurdsel kombel ma inimesena ei ole reisimisest eriti huvitatud. Et see ei ole nagu üldse minu teema. Et pigem ma olen selline introvert, kuuleb, aga Rumeeniast ei räägita kuigi palju, et noh, et ei ole kedagi, kellel oleks sugulasi Rumeenias või kes oleks elanud Rumeenias, et siis ma kunagi ei mõelnud selle riigi peale. Ja see ei ole ka riik, kuhu kangesti tahetakse nagu minna siis elama või töötama? Just ja minu meelest Rumeenial ei ole ka nagu sellist oma Nokiat, et millega ta oleks hästi tuntud Euroopas. Et kõige tuntum ta ilmselt ongi immigrantid. Et jah, et need töölised, kes lähevad teistesse Euroopa riikidesse tööle, et see on nagu nende põhiline tunnus. Aga mustlased ka äkki või? Jah. Kus nad läheb ka immigrantide alla võib-olla siis? Jah, ma ei teagi. See Roma inimeste teema on jah, et midagi väljaspool Rumeeniat hästi seostatakse. Jah, see on küll, et tihtipeale ma olen kuulnud, et kuidas rumeenlased lausa on nagu solvunud, et meie ikkagi oleme siin need valged inimesed ja noh, et meid ei tohi nagu seostada romadega. Aga jah,